Täna arutame küsimust, mis ei ole pelgalt majanduslik ega poliitiline, vaid sügavalt moraalne. Me räägime Eesti pensionäridest, inimestest, kes on oma elu pühendanud tööle, maksnud makse, kasvatanud lapsi ja ehitanud üles selle riigi, mille üle me täna uhkust tunneme. Küsimus on, kas meie riik suudab näidata neile tänulikkust ja hoolivust ajal, mil elu on läinud järjest kallimaks ja paljud eakad elavad tegelikult päev korraga. Ühekordne 100-eurone toetus ei ole luksus ega populism, see on sõnum, et riik hoolib. Et me näeme ja mõistame neid, kelle sissetulek on jäänud aastate jooksul üha enam alla elukalliduse kasvule. Eestis elab täna üle 327 000 pensionäri, mis tähendab, et ligi iga neljas Eesti elanik on vanaduspensioniealine. Keskmine vanaduspension oli 2025. aastal 817 eurot, rahvapension aga on vaid 393 eurot kuus. See tähendab, et kümned tuhanded eakad peavad tulema toime sissetulekuga, mis jääb selgelt alla toimetuleku piiri. OECD andmed on OECD andmetel on Eesti pensioni asendusmäär umbes 34%, üks madalamaid kogu Euroopas. Teisisõnu, kui keskmine töötaja läheb pensionile, siis tema sissetulek langeb enam kui 2/3 võrra. Samas Euroopa Liidu keskmine asendusmäär on umbes 60–70%, see on 2 korda kõrgem kui meil. Eurostati andmed näitavad, et Eestis on 65+ vanuses inimeste vaesus või sotsiaalne tõrjutus riigis ligi 40%. Samal ajal kui Euroopa Liidu keskmine jääb 15–20% vahele. Need ei ole pelgalt protsendid, need on elud. Need on inimesed, kes on teinud oma töö ära, aga kellel täna tuleb valida, kas maksta elektriarve või osta ravimid. See on reaalsus, mida statistika ainult osaliselt peegeldab. Jah, kui te küsite, et kas pensionid on viimaste aastate jooksul tõusnud, on küll viimaste aastate jooksul tõusnud. Aga tõusnud on ka hinnad. 2022–2024 aastal kasvasid toidu ja esmatarbekaubad kokku üle 40%. Eriti on tõusnud toiduhinnad, ravimite omaosalus, kommunaalkulud, arstiabi ja nii edasi. Ja just need kulud, mis moodustavad suure osa eakate eelarvest. Kui keskmine vanaduspension tõusis 3 aastaga umbes 200 eurot, siis samal ajal tõusid eakate keskmised igakuised kulud ligi 300. Tulemus on see, et ostujõud on tegelikult langenud ja see on fakt. Kui Euroopa pensionär saab oma pensioniga endal lubada puhkusereisi või kultuuriüritused, siis Eesti eakas peab sageli arvestama, kas tal jätkub kuu lõpus piima ja ravimite jaoks. Selline olukord ei ole väärikas ega õiglane. Ühekordne 100-eurone toetus on väike, kuid oluline samm selles suunas, et Eesti riik tunnustaks oma vanemaid inimesi. See toetus aitaks paljudel katta ühe küttekuu arve, ravimite ostu või teha vajalikud talvised varud. See on žest, mis näitab, et me ei jäta neid üksi. Kui te küsite, et mis see kulu oleks siis riigieelarvele? Kulu riigieelarvele oleks ligikaudu 33 miljonit eurot. Kas on meile jõudumööda? Jah, on küll. Kui me vaatame meie erinevate riigiasutuste tegevuskulusi, näiteks on ta siis Riigi Infosüsteemi Amet, 35 miljonit aastas, Statistikaamet, ligikaudne kulu on 30 miljonit, Maksu- ja Tolli IT-arenduse kulud ületab aastas 40 miljonit. Siis ma arvan, et lisaks sellele, et riik suudab ülal hoida erinevad ametid ja bürokraatia pidevat kasvamist, siis ta peab ka toetama meie eakaid, kes on tegelikult pannud aluse meie riigile. Jõuan tagasi moraalse vastutuse juurde. Meie kui rahvaesindajad ei saa vaadata seda teemat pelgalt Exceli tabelina. See on väärtuste küsimus.
Kas me väärtustame inimesi, kes on meid üles kasvatanud? Kas me austame neid, nende tööd ja panust? Euroopas on riike, kus eakate vaesusrisk on madal just seetõttu, et riik on teinud põhimõttelisi otsuseid tagada väärikas vanaduspõlv. Ja neid riike Euroopa Liidus on ohtrasti. Ja ma arvan, et ka meie suudame ja peame tagama meie eakatele väärika pensionipõlve. Ja sellest lähtuvalt on Keskerakonna fraktsioon teie ette toonud riigi otsuse eelnõu, mis annab riigi valitsusele ülesande töötada välja meetmed ja maksmise korra ühekordses ulatuses 100 euro suuruses, mis oleks siis meie eakatele inimestele abiks kindlasti. Et ma paluks teid toetada meie eelnõu. Aitäh! Suur tänu teile! Teil on mõned küsimused. Alustab Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, ja Lauri. Et peaks nagu aamen kirikus olema kõikidel selge, et riik oleks õiglane ja inimlik. 100 euro muidugi kellegi elu paremaks eriti ei tee, aga see oleks ju selline väga märgiline samm, et riik ei vaata mööda, kui hinnad kasvavad, toimetulek muutub juba keerulisemaks ja väga paljud ei saa omaga hakkama. Ma arvan, et Eesti inimene tahaks teada, kas pensionilisa kord aastas oleks siis kõikidele pensionäridele või plaanitud teatud sissetulekuga või mingisugune vanusepiirang, et milline see välja näeks? Aitäh! Ja aitäh, hea küsija! Et meie eelnõus on ette nähtud kõikidele pensionäridele ja nii nagu ma tõin ka välja oma kõnes, pensionäri on meil umbes 327 000. Loomulikult, et kui on Riigikogu liikmetel teisi ettepanekuid, siis muudatusettepanekuid, siis kindlasti kõiki need saab arutada juba esimese, teise lugemise vaheetapis, ei ole seda, jah. Siis saab neid arvamusi siin ka avaldada. Et kas need Riigikogu liikmed, kes arvavad, et praegusel pensionärid, meie eakad inimesed, kes on andnud endast kõik selle riigi loomisel, ülalpidamisel, et kas nad vääriksid praegu sellel raskel ajal, kus kõik hinnad on tõusnud, ühte sellist lisaabimeedet suuruses 100 eurot, mis tegelikult, nii nagu te ütlesite, ei ole suur summa, aga abiks ikka, arvestades olukorda, kus on ka välja toodud see üleüldine vaesuse määr pensionäride hulgas. Ja arvestades, et tõesti kuu lõpus seda raha ei jagu ja inimene peab mõtlema selle peale, kas ta üldse midagi saab poes soetada, ja ma räägin toiduainetest, kahjuks ainult toiduainetest, sellepärast muu otstarbeks seda raha niikuinii ei jagu. Ja teate, ma olen seda just tehes sellist tagasivaadet nende mööduvatele valimistele ja valimiseelsele perioodile, kus käis ka vilgas selline kampaania, ja ma arvan, et väga paljud meist olid ju tegelikult väljas ja rääkisid inimestega juttu, ja ma loodan, et nad said ka sellist adekvaatset ja ausad infot tagasisidena, et kuidas siis tegelikult inimesed tänapäeval ennast tunnevad ja kuidas nad igapäevaselt toime tulevad, eriti eakad inimesed, siis see pilt on ju masendav. Et see info, mis ma sealt sain, see on kindlasti väga muret tekitav, et inimesed ei tule ots otsaga kokku selle arvestades nende pensioni suurust. Ja eriti rahvapensioni saajate olukord on väga halb.